Miks sa kirjutasid luulekogu Tõmme? See raamat tuli ise või tegelikult need tekstid tulid umbes aasta jooksul ise erinevatel puhkudel või erinevas olukorras. Ja mingi hetk hakkas tunduma, et tekste on piisavalt palju, ja piisavalt palju on ühesuguseid tekste, mis moodustavad raamatu. Ja selles mõttes ma ei teadnud, et ma kirjutan luulekogu Tõmme. Ja pealkiri tuli alles kõige viimasena pärast seda, kui mul oli tegelikult juba tunne, et see raamat ei tulegi pealkirja. Siis lõpuks tuli ka pealkiri Tõmme. Aga Kui palju kirjandusteadlase ja kriitiku amet sind kammitseb või tiivustab vastupidi? Et kirjandusteadust ma olen õppinud juba väga, väga kaua, olen kokku puutunud kirjandusteadusega ja tegelikult ma mingis mõttes ta on ikkagi nagu takistanud kirjutamist või ise loominguline olemist, sellepärast, et ma olen lihtsalt väga teadlik esiteks sellest, milliseid teoseid on üldse kirjutatud ja samas ka sellest, kuidas kirjandusteadlased või kuidas kirjanduskriitika teostesse suhtub. Selles mõttes ongi vahel, et kui võib-olla luule osas mul ei ole nii, aga võib-olla isegi nagu proosas oleks rohkem see, et kui ma midagi kirjutan, siis ma juba umbes kujutan ette, kuidas seda saab tõlgendada, mis seal on, mis seal ei ole ja see eneseteadlikkus tegelikult pärsib sellist inspiratsiooni või sellist tunnet, et seda vaba voolavust, et tegelikult see pärsib, aga teisest küljest ma arvan, et selline teatud enesekriitika või eneseteadlikkus ei ole üldse halb. Et see annab ka minu enda tekstide kvaliteedile midagi juurde, kui ma olen teadlik sellest, et mismoodi mingid kujundid töötavad või mida võib teksti sisse lugeda või tõesti, et kes on kellega ma ennast võrdlen üldse. Et seal on omad plussid ja miinused. Aga on sul mingeid nippe ka välja kujunenud, kuidas vaigistada või välja lülitada seda eneseteadlikkust mingiteks hetkedeks? Ma arvan, et see väljalülitamine, et see ei tule isegi nii väga selle kirjutamise poole pealt, kui võib-olla iseenda tunnetest või enda nõrkustest ja tugevustest teadlik olek, et see on nagu pigem töö iseendaga või enda emotsionaalse tarkusega rohkem kui kirjutamisega. Et see, et miks ma võib-olla miks üldse kellegi kriitika või kellegi arvamus korda läheb, et see pigem on ikkagi minu kui isiku küsimus, kui minu kui autori või kirjaniku küsimus. On see raamat pigem armastusest või armumisest? Jah, see nüüd on selgunud, et see raamat on ühest või teisest. Et ma arvan, et mulle tundub, et armastus ja armumine mingis mõttes võiksid olla isegi vastandid. Et kui armumine on selline isekas ja enesekeskne tunne, et mina tahan midagi, siis armastus on võib-olla rohkem nagu isetu või soov kellelegi midagi head või soov hea soovlikkus kellegi suhtes. Ja selles mõttes ma arvan, et see raamat on rohkem ikka isekas, et pigem on see võib-olla siis armumise tunnet kirjeldab ja sellist nagu elurõõmu ja mingi hetkes kohal olemist ja ka kehalisust. Millal sa viimati armunud olid? No seda on ikka tulnud elus ette. Selle raamatu kirjutamise ajal näiteks. Nii et täiesti autentsed tunded. Loomulikult, jah. Ja tegelikult selle raamatu osad tekstid on ka niimoodi sündinud, et lihtsalt mingi tunne on nii painav või nii tugev, et ma tunnen, et see kirjutamine kuidagi on asi, mis aitab sellest hetke intensiivsusest välja saada, et kui ma saan need sõnad kirja, siis see tunne kuidagi nagu lahustub või laseb olla, et see kirjutamine on nagu mingis mõttes selline enese alalhoiu võte äkki. Saab korraks hingata. Just, jah. Kuidas sa kujundaja valisid? Selle raamatu kujundaja on Maris Kaskman ja ma olen temaga teinud varem ka koostööd, et mu eelmine raamat Suunurgad samamoodi Maris kujundas ja ma olen Marise tööga väga rahul, mulle on ka väga meeldinud teised asjad, mida ta on kujundanud teised Eesti raamatud ja selles mõttes mulle nagu väga meeldib temaga koostööd teha.
Need armumise ja armastuse teemad on sellised igikestvad ja võib-olla on neist üleüldse kõige rohkem kirjutatud. Kuidas siis mitte, ma ei tea, stampidesse kukkuda või klišeedesse kinni jääda? No see oht on tõesti, et kui ma sain raamatu käsikirja valmis ja sain aru, et et ma kirjutasin luulekogu, mis räägib armastusest, siis tundus tõesti, et kas tõesti siis ei ole nagu sellest, varem ei ole tehtud midagi sellist luulekogu armastusest, et rohkem klišee võib-olla nagu vormiliselt vähemalt ei saa olla. Aga ma ei tea, et ma loodan, et ma ei langenud stampidesse ja üks asi, mis võib-olla aitab, on nagu kui ma kirjutan, mulle meeldib kirjutada, proovida võimalikult autentselt kirjeldada mingit tunnet või kujundit, mis minu sees tuleb. Ja iseenda, et minu kogemust võib-olla varem ei ole keegi kogenud. Et kindlasti on sarnaseid ja siin ei ole midagi väga unikaalset selles mõttes, aga võib-olla need sõnad või kujundid või mida ma panen peale mingisugusele olukorrale, et võib-olla need kuidagi võivad teisiti töötada. Ja tegelikult ma ikkagi teen üsna suurt tööd sellega ka, et need kujundid ei oleks varem välja öeldud ja üritan leida mingeid kujundeid, võrdlusi, metafoore, mida siis ma ise vähemalt ei ole kohanud kusagil varem. Mängides ei ole sul võtta teist keha, mida visata malelauale. Teisi sõrmi või silmi, mis ei tunneks etturite jahedat pinda. Ei saa panna varna kõhus kohuvat ärevust ja reetlikke samme, mida jalad laua all tantsivad. Ikka jäävad vigurite õnarused sinu sõrmejälgede pinnale. Uuristavad naha kaudu teed kuhugi sinna, kus rinnaku all soojus või jahedus viib siuhti keerist pidi alla. Mu sees settib üks laev. Sellel peeti pidusid, kui ta veel lainte vahel kõikus. Sellel vaikiti, kui läks raskeks ja oli hädasti vaja kõnelda. Meri kastis soolaga üle kõik tema talad ja purjed ja piirid. Lõhkus auke keresse ja kummutas mastid. Mitte keegi ei osanud meretujudeks valmis olla. Alati lähevad põhja need laevad, millel vaikitakse. Vesi, ta kohal on must ja päike on nii ere, et laeva piirjooned hajuvad liivaga ühte. Merepõhjas ei mädane miski.